Oita! Oi, väga puhas on kõik. Väga puhas suss on see. Too ja mulle padja peale. Too mulle padja peale. Anna padja peale. Joo. Kuti. Tere hommikul. Oi, kus me oleme, Miilo? Vaata ära väga kaugele mine. Oi, kui ilus. Eestimaa on nii ilus vää. Miilot üldse ei koti, et ma siia ta tõin. Ta lihtsalt otsib isoloitusi. See vend võiks propoosida. Will you marry me? Yes, I will. Ma mõtlesin, kas ma viitsin tulla. Issa, kui äge, ma tulin. Ära kaugele mine. Tule tagasi. Nii, tere. Oota, kus mul nüüd on? Siin on Livsane silmatilgad. Ma enne ostsin Süstane oma vist või midagi. Ja siis need on päris kallid, need Süstane omad, mingi 20 €. Ma kogu aeg ostsin neid mitu kuud, kui mul oli väga hull silmadega. Ja siis mingi hetk ma avastasin sellesid. Influkas, Annabel, kel oli samamoodi silmadega sama probleem. Ja siis see on 9 €. Nii, ma arvan, ma jään selle peale, sest ta on praegu kõige kvaliteetsem ja soodsama hinnaga. Ja see maks 9. Et noh, kui ma ikkagi kasutan neid päris tihti, siis see, kui enne mul võis mingi 60 € kuus nagu silmatilkade peale, sest üks pakk maksis 20 €, jah. Siis no nüüd läheb vähem ja tegelikult mul ei kuulu ka enam mõneks nii palju. Ja siis seda ma ei saa näidata. See on nüüd see kallis ravi, mis mul on 100 € pakk, 108 € pakk. Ja 1 kuu ma olen juba ära võtnud, nii et vaadake, kui kiiresti aeg lendab. 2 kuud veel jäänud. Ja muidu, ma ei tea, kas mulle tundub, aga minu näokuju hakkab võiks taastuma või? Palju mulle tundub, ma ei tea. Tundub natuke väiksem. Mulle tundub, ma ei tea. Mis sa tõid? Minu sussi või? Tere hommikust! Kus sa said selle? Millo tead, see on käsitööga Aserbaidžaanist meie vanaema seal. Meie tädid tegid need. Nii, mul on väike car meeting. Näitan teile, mis sul pagassis on. Jah. Sükasi kukkus mul eile alt ära. Ma mõtlesin, see on katalüsaator, aga see on lihtsalt mingi summuti vist. Sinna peaks ka minema. Appi midagi lohiseb mu autos. Millega läks midagi. Vaadake, mis mul juhtus. Ma ei tea, see on katalüsaatorist. Kuradi lohises mul. Rämed häält ja kõik. Nüüd ma ootan. Nii, mu vend ütles, et see on easy fix. Ma olen suht tema kodu lähedal. Aga ta tuleb kuskilt töölt. Ja siis ütles, teeb korda. Nii et ootame oma vennakest. Vot sellist asjadeks peab mu mees olema valmis, et kui see veel helistab appi, siis peab tulema. Nii, meil käib siin väike car wash. Ma teen oma auto puhtaks, kuni minu ema sätib ennast. Ehk siis mul on väga palju aega. Ma tegin ta tolmuimeega sees puhtaks. Ja nüüd tuleb see pasklist ära pesta. Ja väljast peseme kuskil professionaalsemas kohas. Ema ei taha. Ema pakub mulle vitamiine siin vahepeal.
clean up my baby. Hello. Ma viisin oma emme juuksurisse ja tal oli vaja ripsuduši ka, nii et ma tulin praegu ostma talle ripsuduši ja me oleme kasutanud seda Essence'i oma, mis talle meeldib. Nii et ma võtan talle seda. Vaatame. Ma kujutan ette, kui palju uusi asju siin on, mida ma ei ole näinud mitme kuu jooksul. Aga enda peale ma neid nagu nii väga kasutada ei saa. Aga see pidi ülipopp olema. See on põsepuna. See pidi ülipopp olema. Tõesti on pehmi. Nii. Igatahes see pidi ülipopp olema. 6 euri. Ma ise mul endal on need. Seda olen kasutanud ülihea. Ja mis nende brändidega on see, et ka nende koostisosad on päris puhtad tegelikult. Vaadake, mis lubadused seal on. Very free ingredients. Pole sükst brändist kuulnudki. Selle ma võiks koju. Hello, how you doing? Ja siis ma ei teadnud ka, et sellel Be More'il on nüüd kosmeetika bränd. Very interesting tea. Kas need on ka vegan? Vaatame. Siin mingid cruelty free märke, midagi ei ole. Vähemalt nagu oleks oluline, et ta on julmuse vaba, nii et väikseid kutsikaid ei piinata ega jänkusid. Anna siia. Kõrval. Istu. Oota. Vaba. Tubli. Kõik aitab küll üle. Tulime Miiloga Piiritale. Wow. Tee veel, Miilo. Näita veel. Näita, kui sa oskad. On nii kõva mees. Võtsin nokamütsi autosse, mõtlesin, et selle mütsiga on soojem, aga nüüd see päike lausa nagu laser mul läbi silmade. Täitsa annab tunda. Aga ilus on. Ma hoian oma kätid tees. Puhkame, ma ei jaksanud sinna muul lõppu minna. Ja ma tunnen nüüd esimest korda, kuidas see päike ikka raiub läbi mu silmade, nagu mingi laseri oleks, tunnen ikka õrna valulikku puudutust päikese poolt vastu silmi. Nii et nokamüts on vägagi tähtis, ma ütleks. Miilo, kas me õpime sinuga vannitamist või? Sa oled väga tubli. Jaa, väga tubli olen. Kohe pesime all. Miilo nii kardab seda vanni ja eriti kui dušist vett tuleb. Aga nüüd me hakkasime natukene siia vett juba panema, et sa natuke saad harjuda, ja siis saad snäkki, natuke leotame su käpakesi, ja? Ma tean väga. Niimoodi ennem niimoodi põikles vastu, et hüppas siit välja ja kardjas kohe, aga nüüd on nii rahulik. Harjutamine teeb meistriks, jah? To you. Happy birthday to you. Happy birthday, kallis Roosa. Happy birthday to you. Nii, siis siin on teile kahvlid. Aitäh. Mashallah. Võite korgandi kokku.
filminime. Milu, mis me teeme? Pakkisime jagapaki ära, jah? Lähme viime ta ära siis posti. Ei saagi oma pakki ära anda või ära saata, sest Milo lihtsalt ei tule poodi või nagu ta isegi ei tule autod lähed, nii kui see park lähedal on, juba ta tõmbleb ja kardab. Juuksub ja siis ma ei hakka ta piinuma. Mis ma siin maalased pastis on? Ma andsin oma teleka ja telekalaua ära. Ja mul ei ole köögilauda ka praegu. Aga mul on kutsu! Milo, ma tulen kohe tagasi. Anja, natukene pead chillima üksinda, eks? Varsti näeme. So drinking Ayurveda tea Yes. and cleaning all our negativity and adding some positivity. Yes. And me, your turn. Yes. I'm having chia seeds waffles, gluten-free, and decaf coffee. Yum, yum, yum. Wow, it looks so Also good, very Sebe. cleansing energy. Bye. Nii, minu tripod töötab. Minu ebaeetiliselt ostetud tripod. Nii. Kui teid huvitab, kus ma selle komplekti olen saanud. Selle komplekt. Emme tõi mulle Hispaaniast. Yes, I am a little girl. Milo, palun vabandust. Siin on vale koer. Taksipid võiksid ässos olema. Nii. Tahate veel näha, mis ma emme tõi mulle? Aga enne ma näitan teile veel midagi muud. Ma lõpuks ostsin Krossi poest endale sellise asja. Ma ei tea, ma nii badass ka ei ole, et mul on siin mingi day and night. Õnneks mul on kõik day ainult. Ja paneme siia mu tabletid. Sest et minul on selline mure sellega, et mul vahepeal unetabletiga on nii, et võtad kuidagi nii automaatselt ta sisse ja siis magama minnes mõtled, et kas ma võtsin ta sisse. Ja siis sa mõtled, topelt ei tohi nagu võtta, ilma ka nagu ei saa. Ja sa oled seal mingi I'm going crazy. Ehk siis see kõik on ikkagi nii peas kinni. Siin YouTube'is saab näidata. Nüüd on 7 kilpnääroroht sees. Nüüd on meil selle neerupealistele. Keti on! Oi, sorry, Milo, tegistan sind. Ta ei ole aga sülekoer, ma ütlen. No meil paneme seda. Mille, mis su nina tilgub? Kuule, mis su nina tilgub? Läheb poolikud siia karpi. Eks ma pean tegema pooleks need. Amma, nali, Milo. Milo ei saa, see ei ole toit. Prohibido. Prohibido para perros. Teate, kuidas hispaania keeles on koduloom või? Mingi maskott. What? How weird is that, Milo? Paneme tagasi. Milo, ei tohi, ei tohi. Ja nüüd on meil see kõige kangem roi. Rabamuune. Milo maksab 100 eurot. 100 eurot maksab see. Inshallah, mashallah, et ta saab lubada endale. Või noh, mu vend saab seda mulle lubada. Issand, palju mul neid on? Joppan. Ma panen südamele ka. Ma isegi ei teagi tegelikult, mis mu süda üldse teeb seal ilma tabletideta. Peaks katsetama üks päev. Kui mind ei ole, siis teate. Ma katsetaksin jälle midagi. Niimoodi on siis. Seal lähevad veel sleeping pillsid ja siis ongi kõik, ma pean neid sleeping pillse juurde tellima, sest ma olen kõik ära söönud. Tere, ma olen 35 ja ma söön 17 tableti päevas. Nii on, elu käib nagu elu käib. Oota, ma teen teile seda emme kingituste hauli ka, mis on 17 paari pidžamapükse. Fleece. Või ma ei tea, mis materjalist on bluus. Fään. Ja selle fleece'i juurde käib sellised püksid. Ja teate, mis brand on Woman's Secret?
ma võtsin mingi suvaline Primark, aga ei. Minu ema oli extra bougie this time. Nii, see on pidžaama number 1. Number 1, number 2. Pidžaama number 3. Sellised pidžaamasid. Milo meeldib vä? 4,99. Teate, palju see maksis vä? Üle 30 euro. Girl, ma poleks elu sees raatsinud ise. Nii, siin on juba mingid nunnumad püksid ja need maksid 6,99 ja ta kõik soodustusega. Teate, mis see originaalhind oli või? 30 eurot. Mis bränd? See on ka Woman's Secret. Küll mu ema ikka käis. Okei, ei ole mingi Primark. Vot teile Hiinas shoppamisse, keegi shoppa Hiinas. Nii, need ma lihtsalt varastasin tegelikult. Need on kleidi alla suvel, tüdrukute kintsud hõõruvad, aga mitte sellel suvel. Ja siis selline vest, aga ütleme nii, et ütlesin emale, ema, ma juba eelmine kord sain su käest sellise vesti, ta ütles, mida? Kui keegi oleks mulle sinu vanusel pakkunud teist samasugust, ma poleks kunagi üldse midagi maininudki. Et ma olin tänulik ja võtsin selle vesti vastu. Tegelikult see on nunnu, võin ühe pildi panna siia, mul on see vest olnud ükskord seljas. Muidugi see sama, mis mul kapis on, mitte see, sest see on ju uus. Milo magab, ta lihtsalt viitsi seda sitta kuulata. Nii, vaata midagi üle. Üks siis veel. Milo arvab, me lähme õue. Ei, me veel ei lähe. Ta arvab, ma panen riidesse. Vaesukene. Issand, see kaamera vajus alla. Kaamera vajus alla. Tule. Sulle ei meeldi süles olla. Ma tean, et sulle ei meeldi süles olla. Joo, sulle ei meeldi süles olla. Aga selle pusaga ma tean. See on minu lemmikpusa. Selle pusaga ma hakkame Milo käima suvel rabas hommiku päikest vaatamas. Ja see on nii cozy ja nii ilusate värvidega. On nii, Milo või? Milo, näita, kuidas me suvel... Okei, ma ei võta su selle, ma tegin nalja. Pane maha. Äkki ta mõtleb panda vanni. Tule, näita ennast televaatajatele. Ei, ta kardab mul süles olemist. Ta teab, et see on midagi out of ordinary. Me tegi sketšit. Võtan su sülle. Jah, selline pusa siis. Sellega ma ka rabas käima. Suveõhtutel ja suvehommikutel. Selline grimassi tegemine ja mingi imeliku hääle tegemine on päris väsitav. Instagramis on üks trükk, kes seda teeb ja tema videod on päris väsitavad. Ma loodan, ma ei väsitan teid oma videoga. Kell on 4:52 ja ma lähen oma õde sadamasse saatma. Ja ilm on vihmane. Sitt ilm. Eile oli ka mingi terve päev, mingi udu. Ma ei tea, mis Bill Gatesi kuradi pillud meile peale lastin. Ükski vandenõuteooria ei ole enam vandenõuteooria. Nii et kui mingit lapsi kuskil söödi, ma arvan, et need pilled ei ole mingi väga raske asi uskuda. Oleme ikka viimased. Suundume uuskasutuskeskusesse. Me keegi tegi juba mingi koti sinna. Sest et täna on kotipäev. Tükki soovite? Jah, korraks võib. Nii, 10 eurot siis, jah. Nii, aitäh. Aitäh.
võtsin siukse väikse vinüüli. Igatahes selline hunnik on. Vaatame, kuidas mu auto jälle on. Ma lohistasin kotti vastu maad ja ma rikkusin selle bluusi ära. Tegelikult oli väga nunnu. Okei. Done. Nii. Mul hakkas jõud otsa saama ja käib puhtaks ära. Mu käed on tegelikult nii kuivad, see antiseptik. Läheb veel mõnusamad kuivamaks. Aga ma tegelikult, miks ma läksin Uuskasukesse on see, et ma ei ole seal kunagi kotipäeval käinud. Ja terve see siis 1,5 liitrit maksis 10 eurot. Ja minu mõte oli see, kui ma leian mingid brändi asju või lihtsalt midagi ilusat või ma ei tea, et siis ma pesen ära ilusti ja panen jagasse müüki. Ja ma leidsin endale midagi otsima ja ma leidsin endale kukerpillide selle vinüüli. Ma unistusin vinüülmängija endale osta kunagi ja siis niimoodi olla oma ägedas kodus ja vinüüle kuulata. Aga jah, praegu oli siis selline äriidee mul minna jagasse neid asju müüma. Nii et vaatame, kas õnnestub. See on meie hunnik Uuskasutuskeskusest. Ja meil on kohe siin esimene klient Mariette. Tule näita. No, see ei ole klient, ma tegelikult ikkagi kingin sulle nüüd. Meil on sellised Mustangi püksid, näete, kohe läheb. Ülimugavalt. Vaat sulle bränd. Sul oli hea neid. Jah. Jälle see tõõdetud Triin siin vlogis. Silmad on kotti. See on lihtsalt sitt lava valgustus. Valgus on halb, silmad ei ole kotti, see valgus on halb. Sitt lava valgustus on, jah? Näe juba, kas palun. Mul on siin mingi roheline. Näita. See ei ole kanapist. See ei ole kanapist, ta ütles seal räätiku ühes. Siin on väga hea kanapist. Näita, ema. Vili on seal, ma ostsin. Teed oli siin kanapis, aga ma ei tea, kas ikka veel on. Mul on Armeeniast tüümenit. Mu sõbranna andis mulle. Selle kanapis see firma Eestis teevad talu. Need teevad leiba ja kasut asju. Mul on vanagi leiba, kuidas see on? See veel ma ostsin sulle siin, et tahtra, päris tahtra ja Aitäh. kanapis ja siemenad siin. Mu ema on see Balti jaama giid. Võtke palun sõppa, saate ka tuua. Kanapis. Original. See on hea tee, üks siuke piprane ja selline hea. Ja kotis ei ole. Saatis sa kokku. Kes see tuli? Sa tahad mängida? Kes see tuli? Tere hommikust. Milo, kes paneb minu selle tolmuimeja siin seina, aga ma ei tea, kuhu seina panna. Nii, ma tulin hoopis siia Piritale ja tegelikult ma sain Facebookist endale tasuta söögilaua, vaatame, kuidas ta mul mahub sinna koju. Aga seal ta on. Ta on isegi ilusam kui pildi peal oli. See oli nii ilusti ära kiletatud. Ja viisin neile šokolaadi. Ta tahtis ühte suurt, aga siis ma unustasin ära, ma ei jõudnud ja siis mul oli 2 väikest. Ma loodan, see oli okei. Aga väga armas naine oli. Aga igatahes, ma ju tulin siin vere ääres on nii suured lained ja ma armastan laineid. Nii et kui ma juba siin olen, siis ma korra vaatan neid laineid. Also, mulle sõbranna kinkis mulle mütsi. Ja mulle see meeldib see värv. Tahtsin minna Viimsi keskusesse sööma. Aga ma panin ennast nii koduselt riidesse. Esiteks, keda kotib? Teiseks, ma olin ükskord seal oma perega ja siis sinna astus sisse Sushi Plazas käisime oma perega ja see oli täiesti tühi ja suvaline pühapäevane päev mingi fucking Viimsis astub minu eks sisse oma uue pruudiga ja siis ma mõtlesin nagu praegu, täna otsustasid tulla või? Päris hea ja nüüd on mul mingi trauma sellest, ma ei taha sinna tegelikult mul oli õnneks okei, mul selles mõttes oli nagu siuke hea tõestus sellele, et ja siis kui ma nägin mingi piip sealt peale pai teeb, kas ma olen bussijaamas? Ma ei ole. Ma mõtlesin, ma olen bussi üles. Vaatasin mingit piip seal paitab teda. Kunagi see oleks mind maha killinud selline tunne sees. Aga praegu vaatasin, kott, sushi oli päris hea. Et see oli hea, see oli siuke hea realisatsioon. Hea realisatsioon oli. Nii et jah, keda kotib? Nii, lähme siis vaatame laineid.
ja Viimsi keskusesse. Nii, outfit of the day. Oh my god, Kessi pusa, Kessi kott, õe antud dressid ja venna T-särk. Kõik eksid võiksid tulla nüüd mingi, Cyril, oh my god, sa on nii ilusaks muutunud nende aastatega. Thanks. Oui, croissant. Nii. Let's bring that sexy back. Pane mulle kaver. Minu juukseinglike. Greteke. Hello! Hello! Siin ei olegi auku. Aga mu sepsoriaas lappab pole. Sepsoriaas veits lappab, ma ei ole seda. Kas ma ei ole seda steroidkreemi pannud, ma ei taha nagu seda sikka panna siin. Kas ma pigem sinna pole siis väga ei pane või? Ei, sa võid panna lihtsalt, sa ise ehmata ära. Oi. Kus see? Vaatake on. On heledam või? Skyscraper. Tegin Marketplace'ist, leidsin 2 tasuta tooli ja tädi ütles, kui ma täna järgi tule, siis ta viskab need minema. Ma ostsin talle küpsised selle eest ka. 50 korter, vaatame. Tegelikult oli vahepeal täitsa siit olla. Aga... Hallo. Nüüd on parem natuke näimaika. Lipppeegliga. Paneme. Äkki on kolmas. Tasuta toolid Marketplace'ist. Vaatame, kas on õige korras. Aga vaatame, kui blond olen. Hei. Kui ilus on teda. Tere. Palun teile küpsist ka toolid. Aitäh teile. Aitäh. Спасибо вам. Вам спасибо. Да. Спасибо. Üks tallele. Tara. Ma ei tea, millega ma tegelen. Oh my god. Mul süda puperdab tegelikult. Jätsin liiga suure vahe söömata. Aga ma võtsin poest head. No nii. Niimoodi mu toolid seal locked on. Aga ta on... Kui kellelgi, kes selle... Need toolid oleks võtta, kus oleks olnud kassi allergia, saaks seda samast ära surnud. Seda toolid on niimoodi kassi karvu täis. Aga noh, see kate on muidugi süke, mille peab maha võtma. Ja siis sinna peab uue katte panema. Nii et ma mõtlesin, ma panengi... Otsingi sama katte, mis on mu diivanil, see oleks nagu äge. Jah, ma ei tea, millal ma seda kõike teen. Aga teen. Ma ei tea, mis tasuta asjade teema mul tekkis, siis kui ma elasin Hispaanias, siis ma ka seal prükari äärest korjasin. Aga selles mõttes seal nagu jäeti nagu väga korralik asju nagu sinna prügikasti äärde. Mingi üliilusa kummuti sain ja... Aga no Eestis on peab Facebook Marketis olema ja õismel käima. Tegelikult ei pea, kõike saab osta, aga ma sain näiteks trahvi. Ma maksan parem seda, kui ostan uued toolid. Ja see ei olnud selle nädala esimene trahv. Esimese ma vaidlustasin, aga seda mul ei ole mõtet vaidlustada. Seal olid märgid, mida ma ei näinud. Päikeseloojang. No niimoodi. Tegelikult terve selle aja, mis ma läksin nende toolide järgi, oli mul väike ärevus. Aga see ärevus tekkis sellest,
see ärevus tekkis sellest, et mul oli liiga mitu tundi söömata ja siis hakkas pulss nagu südamelöögid nagu tõusid kuidagi. ja siis ongi lihtsalt paha olla. Ja siis teine asi oli veel see, et mul ei olnud silmatilkasid kaasas. Ja kui mu silmad on kuivad, siis mul tekib see, et nad muutuvad nagu uduseks kuidagi. Noh, nad ongi lihtsalt, sa ei saa pilgutada, nad on kuivad. Aga ma läksin ju poodi, et neid selle toolide annetajatele anda küpsist. Ja siis ongi, sa oled seal poes, sul see süda lööb, sa ei näe ja siis tekibki juba see tugevam ärevus, kus sa lihtsalt oled seal keset poodi, sa ei tea nagu enam kuhu poole liikuda. Miks sa siia poodi tulid? Et ühesõnaga hästi selline kaootiline hetk tekib seal poes. Et jah, hästi selline kaootiline hetk tekib seal poes. Ja mul oli neid rohkem siis, kui mul tehti nagu ravi. Et siis mul oli silmadega hullem, aga nüüd on see esimest korda üle pika aja tõesti nagu, et mul niimoodi poes läks. Nii, ma ei tea, kuidas see video kvaliteet nüüd jääb selle esikaameraga. Mis seal ikka. Igatahes täna ma ostsin endale selle Süstane silmatilkasid, mida ma siis vahepeal jätsin ostmata, sellepärast, et nad on kallid. Ja ka täna oli apteegis 14 €, muidu on mingi 20. Ja mul on käekott jäi koju ja ma ei ole täna oma kodus. Käekott jäi koju ja mul olid kõik asjad seal käekotis, snäkid ja silmatilgad ja siis ma pidingi ostma, sest et ma ei saa ilma silmatilkadeta. Aga ma tahtsin rääkida muutustest, mis on olnud. Et võib-olla praegu nagu see esimene klipp, see video, mis ma näitasin, ei ole nagu väga näha seda drastilist muutust veebruari ja aprilli nagu vahel. Aga see tegelikult on, seda vahet on, et mu silmad ei ole nii ärritunud, nad ei ole enam nii põletikus, minu ripsmed ei ole seal nii tagurpidi ja nad ei torgi pidevalt minu silmi. Mu silmad ei vesista pidevalt, nad ei kuiva pidevalt. Jah, ma ei tea, kas ma mainisin, et nad ei valuta, et ma saan vaadata üles, ma saan vaadata kõrvale, mitte küll nagu super hästi, aga see ei ole nagu valulik. Ma tean, et see näeb võib-olla creepy välja, aga see on see, mis käib praegu asja juurde, et ma näengi creepy välja võib-olla natukene. Jah, need on need muutused ja need on tegelikult nagu selles mõttes minu jaoks väga suured muutused, et need teevad minu igapäevaelu nagu palju kergemaks. Ja mis on veel see ka, et minu energia on palju rohkem. Ma küll väsin päeva jooksul, aga ma ei pea pidevalt magama. Ma jaksan oma kodus nüüd koristada ise, ma jaksan ise endale süüa teha. Ma küll teen nagu üks asi korraga, võib-olla mitte täna, aga ma ütlen endale, jah, okei, sa koristasid vetsu ära ja homme sa võid koristada elutuba või midagi, sükest, et üks asi korraga. Ja kuidagi ma pean hakkama tegema asju elus üks asi korraga. Ja see selleks. Minu point oli jah see, et on olnud muutusi ja need ongi need muutused ja need on positiivsed muutused ja mida veel ei ole sellist asja, et näiteks, et täna 2 päeva on hea olla ja järgmised 3 päeva on nagu väga halb olla, et ei ole sellist järsku nagu hüppamist heast olemisest halba, et ta on nagu pidevalt hea, pidevalt nagu paremuse poole, et on olnud nagu, täna on kuidagi oli natuke süke nõrgem päev. Ma sõin mingi šokolaaditükki ja siis mul läks silm läks siit kuidagi punaseks ja kohe oli hästi süke nagu raske ja ma tundsin, et mingi reaktsioon tekkis. Ja siis üks päev mul oli kuidagi jah, nagu ka raskem päev. Siis ma käisin nagu tüdrukutega väljas, me sõime väljas. Ma sõin seal mingit gluteeni sõin ja ma sõin lõhe, mida poleks pidanud nagu tegema, aga see on okei. Ja siis peale seda ma tundsin, et ma tegin seda mingi 4 päeva umbes niimoodi, et natuke nautisin, on ju. Ja siis ma tundsin nagu veits tagajärge. Ma ei tea, ma proovin, et
proovin, ma ei tea, ma proovin. aga ma lihtsalt tahan, et kes iganes ka elab läbi sellist Graves-tõbe haigust või kilpnäärme probleeme. Ma ütlen ausalt, kilpnäärme teema tegelikult, kui ennast kätte võtta, on nagu väga kerge Graves-tõve. Kui sulle veel satub sinna Graves-tõvi otsa, siis on ikka pekkis nagu. Et niisama kilpnäärmega, kui sa oled valmis asjadest loobuma, söökidest ma mõtlen, ja oma elustiili muutusest, siis tegelikult selle saab päris kiiresti korda. Kõik oleneb, kõik on individuaalne. Ma ei saa kõigest rääkida, aga üldiselt küll nagu. See on, jah, üldiselt küll. Stress number 1, mida tuleb lihtsalt. Aga kõik seda ei saa endal lubada, kõik seda ei saa teha. Ma tean naisi, kellel on väga raske ja nad ei saa seda. Sa ei saa lihtsalt mingeid asju oma elust ära lõigata, sa ei saa lihtsalt mingi, okei, mul ei ole nüüd täna stressi, ma otsustan, mul ei ole enam stressi. Lihtsalt see ei ole emotsionaalselt, kõik võimalik, aga see lihtsalt ei ole emotsionaalselt kerge. Aga kogu selle jutu point on see, et taastumine on aeglane, aga see on olemas ja ma tahan, et sa teaksid, et see on võimalik Graves-tõvest, on võimalik välja saada. Täna ma sain jälle väikse kinnituse, väikse mainimis sellest, kuidas ühel naisel oli väga-väga halb sellega ja ta nagu taastus, see küll võttis aega, aga see taastus. Ja ma usun, et mul ei olnud üldse kerge versioon Graves-tõvest, et mul ei olnud kõige hullem ja mul ei ole ka kõige kergem. Aga pigem raskemapoolne ja sellest saab välja, sest mul on juba parem. Mul on juba parem. Ja kas või sellised väiksed asjad, et ma teen oma juuksed korda. Aitäh, Greteke. Ma lubasin aprillis vaikselt hakata treenitama ennast, on ju. Et äkki lähen juuksi ja tõstan paar rantlit, vaatame, ma ei tea, mis mu süda teeb. Et see pulsi teema on siuke, mida ma ei saa kergitada. Vaatame. Vähem ma tegin oma juuksed korda. See oli hea algus. See oli hea algus. Tahtsin edasi rääkida, aga ma ei hakka. Ma käin teraapias. Kõik on hästi. Vot, aga aitäh, et te vaatate. Aitäh, et te viitsite siin olla. Ja kõik aitab tänaseks. Ja töö. Kell on tegelikult juba 10 läbi ja ma tegelikult pean kell 10 magama. Muidu magan kell 10, aga mitte täna. Kõik. Tšau. Ilus painting ju. See pole isegi ilus või? Äkki see on 1 000 000 eurot, kus sa tead? see haiseb. Sina haised. Kuule ei saanud ikka 1 000 000 eurot selle eest. Okei, tüdrukud, head aega. Aitäh, et tulite.